aga Unitedil ka loomulikult soov oma kodus asjad ära teha. Avabil antud ning sõidame. Ja Nõmme Kaljul väravas number 1 Henri Berk. Mängitakse Ovusule pall ja nüüd on siin natukene kiire Bergil, aga saadakse see pall kätte ka ja kus nüüd seal maandub mees üle boardi sinna kuskile ja on 15 väravat ainult sisse lastud, 30 ise löödud, aga võrdleme neid liidriga ja pole seis üldse nii hea. Siit on jälle Kalju šanss ja tuleb esimene peaaegu sealt, kui tuleb see pall tagasi. Talle mängida praegu kaotati pall hoopis. Tuleb päris head senderdus, aga üle kõigi ja nüüd on pall lahti ja nüüd on pall väravas ka. Nüüd on pall väravas ka ning mees, kes lõi eelmises mängus, lööb ka nüüd Thiago Batista ning 1-0. See tuli kergelt praegu. Tuli pall jala peale ja paneb ära. 20 minutit mängitud, kui Nõmme Kalju läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Ja kasutatakse seda, võin öelda, treeneripingi juures kohe natukene nõupidamiseks ka mõne võtmemängijaga. Vaatame veel seda olukorda. Nikolajevilt Audi sissevise. Ja mängitakse kasti taha, sealt üsna kergelt Frolovi eest astub ära Tambedu. Mängib uuesti ääre peale Mussoliitinile. Ja siis läheb pall üle kõigi ning Batista astub Truuväärti selja tagant välja ja siis on värava eest täitsa üksilda ja seal on vormistamise vaev. Teist mängu järjest, Thiago Batista teeb skoori. Võib-olla vaatab Andreev ka, et peaks seda meest rohkem mängitama. Tuleb välja küll. Tõi endale just eile tuli uudis ühe uue mehe ründeliini juurde, nii et konkurents läheb veel kõvemaks, kui siin on šanss ja siin on 1-1. Ja nii kergelt tuleb kohe vastu ja täiesti ootamatult on sellise koha peal Chanda. Siin tullakse tribüünilt ka, nii ei tohi, seal tuleb tagasi minna, aga Ricky Chanda lööb 1-1. Palju meil seda vahet oli nüüd? Kõva minut või? Alla minuti kindlasti palli mängupanekust ja Kalju treenerite pingi juurde, et kohe ära näha, mis seal nii valesti läks. Tambedu, kes tegi tegelikult väravale eeltöö, jääb siin pallist ilma. Morishiga võtab selle ära, mängib keskele, Begaršvili mängib tagasi Joske Morishigele ja Morishiga tsenderdus, Chanda löök ja polegi midagi öelda, seal jäädakse lihtsalt järele vaatama mehele. Väga veider kombinatsioon just sedapidi, et Morishiga tsenderdab, aga hästi tsenderdab ja Chanda lööb. Pikkuse poolest võiks vastupidi olla need rollid, aga kui toob värava, siis on ju hästi. Ja vaatame veel seda Morishigalt, väga hea tsenderdus. Ilusti pehmelt ja läheb täpselt üle Mašenko pea ja Chanda on õiges kohas ja kas Mašenkole ei höö ja tuleb mingites olukordades pallid lihtsalt ette ära mängida. Vaatan praegu seal Unitedi sektoris tehakse seda juba MM-ilt üle võetud norrakate sõudmist, kui siit tuleb madalalt ja tuleb 2-1 ja Aleksandr Mussoliitin ei tähista. Oma endise klubi vastu ei tähista. Aga mehel on nüüd siis värav pluss väravasööt Unitedi vastu kirjas. Tuli noor mees Ukrainast, Nõmme United andis talle võimaluse kõrgliigasse Kaljusse, kui United sealt välja kukkus ja Kalju jaoks nüüd asendamatu mees, aga kui palju ikkagi talle ruumi antakse juba alguses ja keegi temaga kaasa ei lähe. Truuväärt jääb hiljaks, ikkagi oli rünnakule lülitunud ja ei jõua tagasi ja keegi teine ka Mussoliitinit ei kata ning täiesti vaba mehena. Nüüd siis, vaatame, söödu saab siit Orlov kirja. Peaaegu oleks olnud sama kombinatsioon vastupidi, nii nagu ja Merilai eksib nüüd puutega pahasti ja nüüd on sealt täiesti 1-1 minek, ei 2-1 minek väravavahi vastu ja siit on võimalus ära lüüa keskele veel ja Orlov lükkab selle palli võrku ning Nõmme Kalju läheb 3-1 juhtima ja kõige valusam võimalik värav Nõmme Unitedile oma nurgalöögi järgsest olukorrast, oma eksimusest ja esimese poole ja lõppu ka veel ja Essonole muidugi kiitus. Väga isetult mängis praegu ning Nõmme Kalju 3, Nõmme United 1. Aga kui niimoodi eksid ise, siis
ei olegi mitte kedagi süüdistada. 2 minutit taustal, võin ka öelda, tuleb esimesele poolajale juurde värava autor. Vaatame veel, siit see nüüd tuleb klaarimisest. Ja vaata, kuidas tahad, aga huvitav, et siit Merilai ei jätnud söötu Paltsile, vaid ise keeras ennast tegelikult keerulisse olukorda. Ja siis sealt ei ole teha midagi enam. Ja Essonolt ja näis, ega nüüd mingisuguse lihtsa vastasega tegu ei ole, aga võib ju mängida küll nüüd üle, aga ma arvan, et mänguaeg on täis ja Lorents ei lase enam mängida. Vahe on ju ka 2 väravaline. Teist korda sel hooajal võtab Nõmme Kalju. Andrei Frolov minu juures. Andrei, täna 1-3 kaotus tuleb vastu võtta Kaljult, aga mäng võitluslik kahtlemata, tervivääriline. Kuidas sa meeskonna esitusega rahule jääd? Jah, ma ei ütleks, et nii võitluslik, et võiks isegi, ma arvan, rohkem olla, kui sa tervist räägid, aga jah, et ma arvan, et Kalju esimene pooleks on natuke paremini hakkama, et me päris neid asju ei suutnud ellu viia, mida me soovisime ja kõik me nägime, et need olid ikkagi jälle lubamatud väravad, mis me taha lasime, et me tegeleme nende asjadega väga palju, liiga lihtsalt mees saab kastis 2 puudet teha ja ära lüüa ja üks oli see, teine oli see üleminek ja 3. täiskingitus, et ma arvan, et sealt poole aja pealt võib-olla 2-1 me oleks ikkagi veel elus olnud, et väga raske oli teine poolek tagasi tulla, et teine poolek kindlasti saime paremini mängu sisse, tegime rohkem neid asju, mida tahtsime. Kalju võib-olla natukene vajus ka, hoidis seda seisu rohkem ja kastis kliinilisusest jäi seal natuke täna puudu, et mängu tagasi tulla. Samas nagu jalgpall ikka väga väikestest asjadest kinni, et nagu sa ütlesid, esimese poole lõpus lasite sellise hästi kerge värava, kinkisite neile ja teise poole alguses saite palli võrku, aga napp suluseis fikseeriti, et jälle võib mõelda, et oleks läinud mõni asi natuke niipidi naapidi ja oleksid olnud palju rohkem mängus, et arvestades esimest mängu, kus skoor läks väga suureks, suutsite asju ikkagi paremini kontrollida. Jah, selles suhtes küll, et korraks peale seda 3-1 väravat, ma arvan, oli niisugune déjà vu tunne korra, et natukene nagu lagunesime, aga ma arvan, et põhiasi jah, et kaitses tõesti need eksimused tulid, aga ma arvan, see algab eelkõige sellest, et meie palliga mäng, ma arvan, esimesel poolel me ikkagi ei teinud seda, mida me tahtsime. Sealt ka ebakõlad, mängijatele on valedes kohtades, valedel aegadel tehakse valesid sööte võib-olla ja tõesti tuli liiga palju väravaid sellisel poolel tuppa. Iseenesest, kui vaadata, kes teil pingi pealt tulid, kõik mehed, kes võimelised rünnakut teravdama, aga tundus vähemalt kõrvalt, et nagu ei tulnud seda teravust eriti juurde. Mille taha see jääda võib või lihtsalt tegi Kalju oma käigud võib-olla natukene paremini? No ma arvan, et kes tulid Õunapuu, Mätas, et kõik oma võimalused seal saanud, et eks loomulikult alati saab paremini. Ma arvan, et täna nagu vahetusmeestel see saatuslikuks see väga pehme väljak ka, et ma arvan, kui sa pingilt tuled ja kohe maksimumiga seal panema hakkad, mulle vähemalt tundus, et neil olid jalad juba ka natuke pehmed, eks, et oli kindlasti raske tulla ka, aga ma arvan, et ikkagi nad tõid seda lisaenergiat ja andsid meile ikkagi mingi käigu veel juurde. Nii et natukene ikkagi mõjutas see, et siin enne mängu mitu tundi sadas ja et see väljak on pehme suhteliselt? No muidugi, ma arvan, et mõlemal meeskonnal tuli niisugust lihtsat praaki, niisuguseid palli kontrollimise, endalgi väga palju lihtsaid vigu, mis oli ka tingitud sellest, et see põrkamine ja palli pises vahepeal ära, aga ei, nagu selles suhtes suurepärane ikkagi jalga mängimise ilma. No hullu ei midagi, nagu sa ütlesid, tööd olete teinud ja töö läheb edasi, pool hooaega alles selja taga. Jah, täna siis täpselt poole peal, et jah, see teine ring võib-olla lootsime paremat, aga kindlasti need viimased mängud on seda meeskondlikkust oleme näidanud, ma arvan, täna ka samamoodi, et teine poolegi ikkagi tegi ühtse eesmärgi nimel töötasime ja see on positiivne, et ikkagi lähme hea pead püsti edasi. Olgu, aitäh sulle, jõudu. Tulemus kahtlemata täna. Kindlasti, et 3-1 näitab, et suudame väravaid ka lüüa, aga teise poole tegelikult ei saa väga rahul olla, et oli palju selliseid momente, kus andsime kontrolli käest ära ja tegime lihtsaid vigu. Aga üleüldiselt oleme rahul, et saime lõpuks oma võidu ka kirja ja proovime selle pealt Euroopas head mängu näidata. No, emotsionaalselt kindlasti just oluline selle tõttu, mida sa ütlesid, et Euroopasse minek, et oli seda meeskonnale just selles plaanis väga vaja. Tabelisse punkte ka muidugi, aga enne euromänge mingit kindlust saada juurde. Muidugi, et eelmised mängud on olnud tugevate vastastega väga võitluslikud, et seal suutsime sisu näidata, nüüd suutsime selle võidu ka ära võtta, et see on väga oluline meeskonnale ja sellele energiale, mida saab nüüd treener meie vastu kasutada. Ütlesid, et teise poole aega päris rahule jääda ei saa, et samas nagu tundus, et kuigi United tõi palju ründavaid mängijaid sisse, te kontrollisite asju, aga on parandamisruum ikkagi veel sinu meelest omajagu? Seal on väga palju asju, mida tegelikult parandama peaks, et väga lihtsaid vigu, mida me tegime palliga mängides ja
ikkagi kuidagi, kui me hakkame liiga palju roteerima nii-öelda vahetustega, siis kuidagi kaob see rütm ära, et suutsime alguses tegelikult hästi mängida, teist poolega alustada nii-öelda normaalselt, aga hakkas tulema niisugused lihtsad vigu, võib-olla väsimusest, võib-olla väljakust, aga ikkagi need tuleb nii-öelda ära likvideerida, et Euroopas need karistatakse kindlalt ära. Teie jaoks üks väga oluline mees tagasi, kes kohe täna tõestas ka seda väravsööt, nagu ikka tihti juhtub, tullakse vanasse koju tagasi ja tehakse asju. Musoliitin, temaga koos teie mäng ikka tundub, et on natuke teistsugune. Kindlasti ta annab meile keskväljale väga palju energiat ja väga palju liikuvust, et temaga, kui tema väljakul, siis saab teisi mängid kasutada seal, kus on vaja ja liigutada neid väga palju, et kui ta on seal keskel, siis on nii-öelda ründes on kõik korras ja kaitses ta suudab ka oma töö väga hästi ära teha. Nüüd Pärnusse minek, Linfieldiga seal vaja mängida, palju te juba olete jõudnud selle eurosarja peale mõelda või algab see valmistumine nüüd alles selleks vastaseks? Nüüd algab alles, et me väga palju ei mõelnud selle peale, et teadsime, kes vastane on, aga midagi rohkemat me hetkel ei tea, et keskendusime sellele mängule, et siit saada need 3 punkti ja hea energia, et minna uuesti nüüd Pärnusse. Euromängud kindlasti jalgpalluri jaoks selline asi, Eesti jalgpalluri jaoks, et mis on ikkagi mingil määral hooaja haripunkt, ootad väga? Jaa, kindlasti, et kui sa hakkad mõtlema, et saame muru peal mängida, et võib-olla tuleb ka täismaja ja vastased on ka ju teistsugused, et ei mängi 4 korda ühe hooaja jooksul, et selge see, et kõik mängijad tahavad seda kogemust saada ja tahavad mängida sellise publiku ees. Olgu, aitäh sulle, edu euromängudeks ja küllap kohtume jälle siin.